Audi on tulnud turule uue kolmanda põlvkonna Q3-ga, mis on saanud koheselt eriti suured kingad, mida täita. Nimelt saab Q3-st Audi kõige soodsam linnatsiip, kuna Q2 muutub täiselektriliseks. Siin aga jäävad sisepõlemismootorid alles. Huvitaval kombel on see Q3 ehitatud täpselt samale platvormile, mis eelmine Q3-gi oli. Ka teljevahe on jäänud eelmise Q3-ga samaks. Lihtsalt auto on 4 sentimeetrit pikem ja 1 sentimeeter laiem. Ja kui nüüd võrrelda seda autot konkurentidega, näiteks nagu BMW X1 või siis Mercedes-Benz GLA-ga, siis Q3 on nendest suurem. Aga seetõttu, et Q3 on jõudnud kolmanda põlvkonnani ja konkurendid on endiselt teise põlvkonna peal. Ja tänu sellele, et tegemist on oma klassi kõige värskema mudeliga, on Q3 toonud ka siia klassi uut tehnoloogiat, ehk siis tänaseks võiks öelda, et Q3 on selle klassi verstapost. Aga kõige suuremaks tehnoloogia hüppeks selle auto juures on need uued LED-matrix tuled. Need on digitaalsed ja nendes on pea 26 000 mikroleedi ühe tule kohta. Tänu sellele, et siin on nii palju leede, on see auto suuteline seina peale näiteks projitseerima Audi logo. Lihtsalt sellepärast, et see oleks ägedam. Aga sõidu ajal kuvatakse teekattele, ütleme nii nimetatud valge vaip. Ja see valge vaip aitab sul sõidureal ennast positsioneerida. Ehk siis sa saad selgemini aru selle auto gabariitidest ja kus sa oled. Järgmiseks näitab see erinevaid muidugi ohutussignaale ka. Ja kui sa mõtled, et aga need ohutussignaalid ei ole ju midagi uut, et Mercedese digitaalsed leidid suutsid seda sama teha, siis sul on õigus. Aga lihtsalt Audi on selle taseme veel kõrgemale tõstnud. Järgmiseks on see auto standardis esirattaveoline ja alati topeltsiduriga automaatkastiga. Loomulikult ei puudu siit valikust ka Quattro-nimeline nelikvedu. Kogu see tehnika on meile muidugi tuttav juba Volkswagen Tiguanilt. Ehk siis siin on olemas nii bensiini, diislit kui ka pistikhübriidi. Ja nii nagu ka teisi Audi linnatsiipe on võimalik Q3 saada ka kupeeliku kerega. Selle auto tagatuled on saanud just kui disainisnitti Audi e-tron GT-lt. Ja iseenesest need tuled näevad üsna edevad välja, aga selle auto puhul siin need meenutavad natukene Hyundaid. Ja muide, Audi seda tagumist logo saab ka valgustatud ja see on punast värvi. Pagasiruumi mahuga on selline lugu, et paberi peal see tundub väiksem olevat kui eelmisel põlvkonnal, ehk siis 488 liitrit. Aga see on väiksem seetõttu, et siin pagasiruumi põhja all on alati subwoofer. Seega tegelikult on see pagasiruumi maht täpselt sama suur kui ennemgi. Pagasiruumi põhjakõrgust on võimalik reguleerida, kas siis madalamale või kõrgemale. Seljatoed saab alla klappida siis 40-20-40 suhtest. Neid istmeid on võimalik ka veel edasi-tagasi nihutada ja seljatoe nurka on võimalik veel muuta. Puhtalt siis sellepärast, et siia pagasiruumi saada veel rohkem mahtu. Seda mütsiriiulit ei ole võimalik kuskile kokku klappida, ehk siis sa pead selle ära peitma põhjakatte alla. Ja põhjakatte alt leiab ka veel peenikesed tagavararatta ja siin mõlemal pool ääres on veel ka väiksed laekad. Kotikinnituskonksud on ka ilusti olemas. Ja kui võrrelda seda autot BMW X1-ga, siis pagasiruum on umbes 50 liitrit väiksem ja Mercedes-Benz GLA-ga võrreldes on see pagasiruum umbes 50 liitrit suurem. Proovisõiduks on baasmootoriga Q3 ehk 1,5 liitrine 4-silindriline poolhübriid bensiinimootor, mis arendab 110 kilovatti ja 250 newtonmeetrit. Käike vahetab 7-käiguline topeltsiduriga S-Tronic automaat ja tegemist on esiveolise autoga. Need 20-tollised rattad on muutnud Q3 üsna jäigaks ja kohati on selline tunne, nagu sõidaks Civic Type-Riga, lihtsalt istud kõrgemal.
jah, see vedrustus on ikkagi üsna jäigapoolne ja see roolisüsteem on selline, et kui näiteks parem esimene ratas hakkab tühja käima, siis kerge viitega saad roolist aru, et see ratas käib tühja. Aga üldiselt on selle autoga tegelikult lõbus sõita. Isegi selle baasmootoriga, mis ei ole just kõige teravam selle auto juures. Ehk 0-100 kiirendus on pisut üle 9 sekundi, ehk 9,1 sekundit, see ei ole just kõige kiirem, aga tänasel päeval on see muutunud üha rohkem ja rohkem standardiks. See 7-käiguline topeltsiduriga automaatkast kohati natukene venitab ja ei ole nii kiire, nagu ma olen nende DSG-de puhul harjunud, et need oleksid. Ehk siis ta töötab pigem natukene sujuvamalt, pigem natukene rahulikumalt. Piduripedaal mulle väga meeldib. See on selline, et juba väikenegi puudutus piduripedaali peale ja sa tunned, et see auto tahab seisma jääda. Jah, see vajab harjumist, aga mulle meeldib, kui pedaalid on sellised, et need reageerivad igasugusele puutele. Tagumisele istmele mahub 2 täiskasvanut täitsa vabalt ära. Ega siin nüüd ruumi väga palju ei ole, aga täpselt nii palju, et põlmed vähemalt ei ole vastu seljatuge ja jalad saan esimese istmete alla panna. Istme põhi on mõnusalt kõrgel, jalad on toetatud, seljatugi ka parajalt pikk ja pearuumi on ka tegelikult veel küllaga. Küll muidugi see tagumine sõitjate ruum on üsna plastirohke, et siin on väga palju sellist kõva plastikut. Uksesahtlid on suured, seal on kummipõhi ilusti ja siin külje peal on ka veel väiksed sellised plastikust taskud, mis siis muudavad laiupidi seda autot veidi kitsamaks, kuna sa ei saa siis nii palju ukseservas istuda. 3 Isofix kinnitust on olemas, 2 tükki tagumisel istmel, 1 kõrvalistuja istmel. Ja see plastirohkus tegelikult ega konkurentidel on enam-vähem sama palju seda plasti ja ega seda tagaistme ruumikuse osa, see ka konkurentidel enam-vähem samasugune. Küll muidugi Audi puhul pead näiteks maksma lisa, et sa saad siia sellised võrgud tagumistele istmetele. Ka see käetugi on koos topsihoidjatega lisa ja selle topsihoidjatega on niimoodi, et jällegi selline suur plastikust vann on keset käetuge, et kui sul on pudelit siin topsihoidjas, siis ei ole seda käetuge just kõige mugavam kasutada. Ja lisaraha eest saad siia siis oma kliimapaneeli veel juurde ja 2 USB-C pesa on ka siin autos olemas. Kusjuures see sõitjate ruum näeb tegelikult väga moodne ja kena välja. Siin on parajalt palju selliseid pehmeid materjale, mis on muidugi jällegi lisavarustus, aga jällegi need on sellistes strateegilistes kohtades, näiteks nagu siin keskkonsooli külje peal, kuhu sa jala näiteks vastu toetad ja ei ole just kõige mugavam näiteks põlve mingi kõva plastiku vastu toetada, aga siin on selline parajalt pehme paneel ja üsna mugav. Järgmiseks on Audi leidnud, et need roolitagused kangid tuleb muuta natukene teistsugused. Inimesed, kes on Mercedeste pealt tulnud, näevad siin natukene sellist taasavastamisõõmu, ehk siis see loogika on enam-vähem sarnane Mercedestele. Ehk siis suunatulekang on siin, kojamehed on ka kõik siin, kojamehed käivad muidugi rullikuga ja teisel pool on siis käigukange. Ja kusjuures, kui sa sellega ära harjud, siis see on ääretult mugav lahendus. Küll muidugi Audi puhul ma sooviksin, et need kangid oleks natukene pikemad, et siis oleks rooli tagant neid mugavam kasutada. Järgmiseks vajab harjumist muidugi ukse kinni tõmbamine, kuna see käepide on niivõrd palju eespool, et see jõuõlg on selline, et sa pead lihtsalt tugevamini seda ust kinni tõmbama, muidu see uks lihtsalt ei jää kinni. Siis see suur ekraanimaailm näeb niimoodi väga kihvt välja. Aga kui siia näidikute paneeli pilt ette tuleb, siis see on veidikene imelik, sest et see ekraan on üsna pisikene võrreldes seda suurt paneeli. Iseenesest ma saan aru, miks see nii on tehtud. See on sellepärast tehtud, et kui see ekraan oleks suurem, siis see kõik jääks rooli taha peitu. Aga visuaalselt lihtsalt on see imelik. Hea on see, et siia keskkonsooli on nüüd suur laegas tulnud, kus on siis juhtmevaba laadija ja siin on jahutusalvel, 2 korralikku topsihoidjat, ilusti on jäetud füüsilised nupud siis vajalikele asjadele ja hästi mõnus on ka see, et piirkiiruse teavitus on alati multimeedia ekraanil siin üleval paremal nurgas.
Need puutetundlikud nupud, mis on haptilised tagasisidega siin rooli peal, nendega harjud ära, aga füüsiliste nuppude vastu ikkagi ei saa. S-Line'i sportistmed mõnusalt toekad, parajalt pikad, leiad kiiresti sobiva mõnusa istumisasendi, küll kõrge istumisasend, aga rooli ja pedaalide suhtes hästi mugav. Ja uus on ka Sonose helisüsteem, mis mängib üsna paljult. Üldiselt on Q3-st väljavaade hea, A-piilarid on peenikesed, tuuleklaas on suur, peeglid on ka suured, aga see parempoolne peegel, see on minu jaoks liiga taga ja sellel peeglil on see peegli ümber olev raam nii massiivne, nii kõrge, et peegliklaas ise jääb sinna sisse, peegli sisse peitu ja isegi kui ma ennast niimoodi painutan, ma ei näe täielikult seda peeglit, ehk siis ma ei näe täielikult, mis selja taga toimub sealt peeglist. Ja mida lühem sa oled, seda vähem sa veel sellest peeglist selja taha näed. Need uhked LED-tuled, need on minu arvates üliägedad, need valgustavad teed väga-väga hästi, aga ma panin tähele, et mu tähelepanu hajub just nina ette sellele erksale vaibale, mis joonistatakse teekatte peale. Ja siis sa jäädki vaatama, et mida ägedat see auto veel suudab sinna teekatte peale joonistada. Lisaks on sellel autol veel parkimisassistent ja tagurdamisassistent ja tagurdusassistent on selline nagu BMW-lgi, ehk siis sõidad juhuslikult kuskile tupikusse, võtad nuppu ja auto sõidab täpselt samamoodi tagasi, nagu sa sinna tupikusse sõitsid. Järgmiseks on sul võimalik ka see manööver ära salvestada, ehk siis iga kord, kui sa sinna kitsasse kohta satud, siis see auto sõidab täpselt nii, nagu sina oled seda salvestanud. Üldiselt on see auto vaikne, aga kui sa ikkagi kipud kiirendama, siis mootor hakkab suhteliselt paljult lärmama. Ja ma ei saaks öelda, et see auto nüüd väga ökonoomne oleks. See kerghübriid 1,5 liitrine bensiinimootor peaks võtma 6,1 liitrit sajale, aga mina sain oma proovisõidul 7,7 liitrit sajale. Ja see tuleb tegelikult sellest, et see auto on suur, see auto on raske, need rehvid on tegelikult suured ja laiad, veeretakistus on suurem ja loomulikult tegelikult õues on ka külm. Selle auto baashinnaks on 41 000 eurot. Kõlab üsna ahvatlevalt, saad 41 000 eest endale ju uhke Audi linnajiibi. Ja see proovisõidu auto, mis on, ma pigem ütleks, et mõistlikult varustatud, maksab umbes 68 000 eurot. Ja see on juba selline summa, et selle raha eest võiks isegi vaadata Q5 poole. Ja minu jaoks sellel autol on kõige suuremaks puuduseks see, et siin ei ole istmesoojendusi. 68 000 proovisõidu autol ei ole istmesoojendusi. Ja et neid istmesoojendusi siia saada, tuleks maksta üle 1000 euro juurde, siis sa saad siia 3-tsoonilise kliima, mis on praegusel hetkel 1-tsooniline, ja selle 3-tsoonilise kliimaga tuleb veel juurde siis istmesoojendused. Nüüd konkurentidega on olukord niimoodi, et X1 baashinnaks on 50 000 eurot ja Mercedes-Benz GLA hinnaks on 52 000 eurot. BMW X1 ei pakuta 110 kilovatise mootoriga ja esiveolist. Saad võimsamat mootorit kas siis nelikveolisena või siis lahjema mootoriga esiveolist. Ja kui nüüd siis nii BMW kui GLA, ütleme siis väga sarnasesse varustusse konfigureerida, siis X1 on enam-vähem samas hinnas nagu Q3-gi, aga GLA on umbes 3-4 000 eurot kallim. Aga tänases turuolukorras tehakse hästi palju soodustusi ja neid, ütleme siis 60-70 000 autosid on võimalik saada ikka päris mitu tuhat eurot soodsamalt.
Q3 on toonud kompaktsete linnadžiipide klassi väga uhked LED-tuled. Sõiduomadustelt on Q3 lõbus, aga ahvatleva hinnaga baasvarustusest puuduvad elementaarsed lisad, mis muudavad lõpuks auto hinna umbes poole kallimaks.